täiesti läbikukkunud tehing Iraaniga, mida Donald Trump püüab näidata kui suurt võitu Ameerika Ühendriikidele. Täna, 5. augustil, on maailm jõudnud väga lähedale mitmekuulise vastasseisu lahendusele Hormuzi väina ümber. Aga see lahendus ei näe sugugi välja nii, nagu Donald Trump seda veel mõned päevad tagasi kirjeldas, kui ta ähvardas Iraani, tsiteerin, suurima löögiga pärast teist maailmasõda. Väljaande Axios andmetel valmistuvad USA, Iraan ja Omaan täna teatama ajutisest kokkuleppest Hormuzi väina osas. Kuid asi pole tehingus endas, vaid selle tingimustes. Tehing raundab osa Iraani nõudmistest suurema kontrolli üle Hormuzi väina liikluse osas. Ehk siis kontrolli, mida tal enne sõda ei olnud. See tähendab, et riik, kelle vastu USA pidas 5-kuulist sõjalist kampaaniat, saab selle kampaania tulemusena veelgi suurema kontrolli strateegilise väina üle. Ja see toimub paralleelselt veel ühe looga, mis seletab, miks Washington üldse sellistele järeleandmistele läks. Reutersi uurimine näitas, et USA armee on praktiliselt täielikult ammendanud oma maapealse baasiga täppis kaugmaarakettide varud. Ja Pentagon üritab meeleheitlikult kuni kaitseministri isiklike postitusteni sotsiaalmeedias seda infot ümber lükata. Ma läksin ja vaatasin spetsiaalselt järele, lisas Reutersile ka teistest allikatest ja kõik nad on ühel meelel, et jah, tõepoolest, ameeriklastel on rakettide varu üsna kriitiline ja see on langenud kriitilisele tasemele. Samal ajal kui Trump üritab lahendada Hormuzi väina probleemi, blokeerisid Jeemeni hutiidid siiski Bab el-Mandebi väina. Ehk siis, ühes küljes kustutab ta ühte tulekahju, teises küljes see väheneb. Üldiselt hakkame nüüd koos seda teemat lahkama. Minu nimi on Aleksei Bitši. Lähme konkreetsemaks. Aga enne kui alustame seda saadet, palun teid tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Nii et tundub, et Iraani allikad ei valetanudki oma meedias eelmisel päeval, kuigi USA's suhtuti neisse põlgusega. Donald Trump teatas, et juba täna või hiljemalt homme võivad Ameerika Ühendriigid ja Iraan lõpuks allkirjastada kokkuleppe Hormuzi väina kohta. Axios'i andmetel kehtestab arutatav kokkuleppe ajutise kokkuleppe Omaani ja Iraani vahel 60 päevaks, koos võimalusega seda pikendada. See tähendab, et tegemist on taas vaid ajutise kokkuleppega ja mingit püsivat lepet ei ole. Tuletan meelde, et juunis, 17. juunil, nad juba allkirjastasid samasuguse ajutise kokkuleppe, mis hiljem rikuti. Pealegi, kas mäletate, kuidas Donald Trump ütles, et Iraan ei saa kontrolli Hormuzi väina üle ega saa võtta tasu laevade läbipääsu eest? Nii et selle tehingu mustandis on kirjas, et laevade liikumise skeem läbi Hormuzi väina korraldatakse järgmiselt. Kogu Hormuzi väina ja Pärsia lahe sisenev liiklus liigub mööda põhjarada, see tähendab läbi Iraani vete. Ja kogu väljuv liiklus, mis suundub Araabia mere poole, liigub mööda lõunapoolset rada, see tähendab läbi Omaani vete, kuid kooskõlastatult Iraaniga. Pange tähele sõnastust. Kooskõlastatult Iraaniga puudutab isegi seda rada, mis füüsiliselt asub Omaani territoriaalvetes. Ja need on täpselt need tingimused, mida me eile siin YouTube'i kanalil arutasime, viidates Iraani allikatele, kuigi Washingtoni allikad ütlesid, et see kõik on vale. Lähme edasi. Tollimakse ega tasusid laevade läbipääsu eest väinas ei võeta, kuid ainult 60 päeva jooksul. Ja edasi, nagu öeldakse, eks näis. Samuti näeb leping ette eraldi plaani meremiinidest puhastamiseks. Keskseid laevateid puhastatakse 30 päeva jooksul. Pärast mida kasutatakse just seda puhastatud keskset koridori laevade liikumiseks. Mõlemas suunas juba alalise kokkuleppe tingimuste kohaselt, mis tuleb veel otse kokku leppida Omaani ja Iraani vahel ilma Washingtoni osaluseta. Nüüd aga, kõige naljakam osa. Väljaanne Axios kirjutab otse, miks seda tehingut üldse vaja oli. See on mõeldud 6 aega tagasi kokku varisenud vaherahu taastamiseks USA ja Iraani vahel ning avada tee läbirääkimiste jätkamiseks, sealhulgas Iraani tuumaprogrammi osas.
üldiselt tammuti ja jõuti jälle samasse punkti tagasi. Ja seal on ka tunnistus, mis seletab palju kogu selle konstruktsiooni hapruse kohta. Axios kirjutab. Valge Maja, Omaan ja piirkondlikud vahendajad arvasid 3 nädalat tagasi, et nad on juba jõudnud Iraaniga kokkuleppele. Kuid siis Iraan taas alustas tegevust. Toimusid rünnakud. Donald Trumpi enda seisukoht on viimase 2 päeva jooksul kiiresti muutunud. Teisipäeval andis Trump intervjuu Fox Newsile ja ütles sõna-sõnalt järgmist. Väin avatakse väga varsti või saavad nad väga tugeva löögi ja siis avatakse väin ikkagi. Kui nad jälle taanduvad, saavad nad tõeliselt tugeva löögi. Nad teavad seda, nad saavad sellest aru. Mul lihtsalt ei ole valikut. Samas rõhutas Trump, et tema esimene valik polnud rünnakute jätkamine, vaid just diplomaatiline kokkulepe. Ja eile õhtul Kiievi aja järgi täpsustas Trump konkreetseid tähtaegu. Lepingu sõlmimine Hormuzi väina taasavamiseks, tsiteerin, võib toimuda homme või ülehomme. Ja ta lisas, et on saavutatud märkimisväärne edasiminek ning tulemused saavad teatavaks 48 tunni jooksul. Ja just siin tekib esimene tõsine vastuolu. Tegelikult oli neid kogu sõja vältel väga palju. Samaaegselt nende sõjakate avaldustega tugeva löögi kohta Donald Trumpilt avaldas USA keskjuhatus sotsiaalvõrgustikus X omaenda avalduse. Selle kohta, et Hormuzi väina lõunapoolne marsruut, mis kulgeb läbi Omaani territoriaalvette, tsiteerin, jääb vabaks ja avatuks. Ning et Ameerika sõjaväelased on juba aidanud sellest väinast läbi minna. Väinaste läbi sõitnud üle 1000 laeva, hoolimata põhjendamatust Iraani agressioonist. See tähendab, et ühe versiooni kohaselt on lõunapoolne marsruut läbi Hormuzi väina juba praegu vaba ja avatud. Teise versiooni kohaselt, mida samal päeval ütles president Trump ise, tuleb väin veel avada ja Iraan võib saada väga tugeva löögi, kui seda ei juhtu. Aga kuidas siis tegelikult on? Mis selle väinaga siis päriselt toimub? Kas see on avatud või tuleb see avada? Ja kui seda ei avata, siis rünnatakse Iraani. Nüüd tänase teema teine osa, mis otseselt selgitab, miks Washington üldse nõustus tingimustega, mis jätavad Teheranile rohkem kontrolli Hormuzi väina üle, kui tal oli enne seda. Reutersi agentuur avaldas uurimuse, mis põhineb 3 allika andmetel, kes on kursis USA relvavarude sisemise statistikaga. Ja seal kirjutatakse järgmist. USA armee kulutas 5-kuulise sõja jooksul Iraaniga praktiliselt kõik oma varud 2 tüüpi võtmetähtsusega täppis- ja kaugmaarakette, mis on mõeldud maismaalt tulistamiseks. Atakamsi raketid ja Pressemi raketid. See on Precision Strike Pressem. Precision Strike Missiles. Nende rakettide varude järsk vähenemine tekitab väljaande sõnul tõsist muret Donald Trumpi administratsioonis. See puudutab sõjaväevõimet ohjeldada või reageerida tulevastele kriisidele, mis on seotud Venemaa, Hiina või teiste vastastega. Probleemi ulatus ei piirdu ainult nende 2 süsteemiga. Ühe Reutersi allika andmetel on ka Tomahawki tiibrakettide varud oluliselt vähenenud. Peaaegu pool selle relva maailmaarsenalist on selle sõja alguses peale ära kasutatud. Veelgi enam, juba CNN-i andmete Ameerika armee on sõjaeense tasemega võrrendes kasutanud peaaegu 80% oma THAAD-i tõrjerakettidest ja umbes poole Patrioti rakettidest. Samal ajal hindab strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus, et enne sõda oli USA'l umbes 2200 Patriot raketti, 2 kõige moderniseeritumat varianti ja 452 THAAD raketti. See on avalikult välja öeldud teave. Kuid juba juuli lõpuks langes THAAD rakettide varu 278 ühikuni. Veelgi enam, teise aruande CSIS-i andmetel, see on seesama strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus. Veebruarist juulini kulutati umbes 65% Patrioti rakettide varudest ja THAAD-i varud vähenesid vähemalt 38% võrra sõjaeelsest tasemest. Üldiselt, nagu näete, mitmed erinevad allikad ütlevad otse välja, et pärast 5 kuud sõda Iraaniga on USA'l kõiki tüüpi rakette kriitiliselt vähe alles jäänud.
nagu näete, numbrid natuke varieeruvad, aga asja mõte on selles, et tõepoolest on vähenemine kriitiline. Teisest küljest on teada, et Ameerika sõjavägi on juba tellinud suure hulga selliseid rakette aastaks 2027 ja armee ise on teatanud, et ATACMS eemaldatakse järk-järgult kasutusest just PRSM-i kasuks. Kõigi nende andmete peale muutus USA sõjaminister Pete Hegseth närviliseks ja teatas, tsiteerin, see teave ei vasta tõele. CNN, häbi teile, me ei vihka võltsuudiseid piisavalt. Hiljem teatas Pentagoni pressiesindaja Sean Parnell, et USA armee on maailma kõige võimsam ja tal on kõik vajalik ülesannete täitmiseks nii ajal kui kohas, mille president valib. Me viisime läbi mitu edukat operatsiooni kõigis piirkondlikes väejuhatustes, tagades samal ajal, et Ameerika sõjaväelastel oleks lai arsenal võimalusi meie rahva ja meie huvide kaitsmiseks. Donald Trump ise, vastates küsimusele varude arvude kohta, ütles, et USA-l on, tsiteerides, palju rohkem laskemoona kui kellelgi teisel maailmas. Edasi sõna-sõnalt. Meie kaitsetööstusettevõtted toodavad praegu rohkem laskemoona kui kunagi varem. Lisaks laiendavad nad oma tehaseid ja seadmeid rekordilise kiirusega. Siin värgin ka ära, et isegi Reuters nõustub, et teatud tüüpi laskemoona, sealhulgas suurtükimürskude ja mitmete raketitüüpide tootmine, on tõepoolest jõudnud rekordiviste näitajateni. See tähendab, et need varud täienevad. Kuid siiski hoiatavad sõjaväelised komanderid eraldi, et ammendunud varud sunnivad Ameerika Ühendriike ja nende koalitsioonipartnereid võtma suuri riske rünnakute tõrjumisel. Odavad droonid ei ole siiski asenduseks kallitele täppis- ja kaugmaarakettidele nagu ATACMS või PRSM. Nagu nad ütlevad, jäävad need asendamatuks kindlustatud juhtimiskeskuste, õhutõrjepatareide ja teiste hästi kaitstud sihtmärkide ründamisel pikkadel vahemaadel. Odavamad droonid ei suuda neid sihtmärke veel ületada või nagu nad ütlevad, seal ellu jääda. Mõeldakse seda, et seal tabab neid kindlasti elektrooniline sõjapidamine või õhutõrje. Samal ajal, kui Trump üritab lahendada kriisi Hormuzi väinas, teatasid Jeemeni hussiidid täna ballistiliste rakettidega rünnakust Saudi naftatankerile Wafa Punase mere põhjaosas. Otse Janbu ranniku lähedal. Liikumise Ansarallas sõjaline esindaja Yahya Saria teatas, et see on juba 8. laev, mille hussiidid on tabanud alates Saudi Araabia vastase mereblokaadi väljakuulutamisest 20. juulil. Tema sõnul olid veel 29 Saudi Araabia tankerid sunnitud ümber pöörduma ja naasma Punasesse ja Araabia merre riskimata blokaaditsoonile lähenemisega. See juhtus just sel hetkel, kui USA ja Iraan teatasid peatsest Hormuzi väina avamisest. Ehk nagu näete, samal ajal kui Araabia poolsaare ühel küljel avatakse justkui üks strateegiline marsruut, teise poolt suletakse jätkuvalt teine. Ja tuleb meeles pidada, et Jeemeni hussiidid on täielikult Iraani kontrolli all, nii et Iraan jätkab oma kavalat mängu. Siinkohal lõpetan. Teie arvamusi ja järeldused kirjutage selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!